Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänases videos me hakkame katsetama TikToki häkke, nippe, selliseid põnevaid ideid ja kui te arvasite, et me hakkame siin katsetama mingit TikToki trending tantse, siis paraku te peate pettuma, sest et uskuge mind, ma proovisin TikToki tantsu teha ja see oli lihtsalt naeruväärne, nii et ma jätan need TikToki tantsud natukene osavamatele, aga kui te üldse mõtlete, et mida see 30-aastane seal TikTokist otsib, siis jah, uskuge mind, ma mõtlen sama, aga tegelikult on minu meelest seal päris head huumorit, päris lahedaid lifehacke, nagu me hakkame täna katsetama ja ega mul ka nende tantsuvideote vaatamise vastu midagi ju olla ei saa. Suht lahe meelelahutus mu meelest. Täna olemegi siis jõudnud otsapidi siia TikToki maailmast ja hakkame 3 erinevat lifehacki katsetama, mis siis mind kõige rohkem kõnetasid ja mulle täiega põnevad tundusid. Neid on kindlasti ka varem kuskil tehtud, näidatud, proovitud, aga nüüd nad on siis just praegusel ajal TikTokis hullult populaarseks saanud. Inimesed täiega neid testivad ja enda jaoks siis nii-öelda üritavad tööle panna. Nii et täna siis proovime siin kõik koos, kuidas need minu 3 valitud asja meil välja tulevad. Nii et ma olen ise mega elevil, nagu te näete, ma olen lihtsalt mingi ja tahan täiega alustada nende asjade tegemisega. Nii et lähmegi alustame esimese asjaga. Nii, esimese häkina me proovime siis sellist asja nagu vahustatud kohvi, mis on praegu megapopp TikTokis ja selleks läheb meil siis vaja lahustuvat kohvi. Sükst asja meil polnud aastaid kodus olnud, aga ma siis hankisin meile selle suhkurt ja kuuma vett ja midagi, millega vahustada, ideaalis miksrit, aga saab muidugi ka käsitsi. Ma võtsin endale kohvi tegemiseks sellise tassi, et siin sees oleks kohe hea mikserdada. Nii, ma panen siia sisse 2 supilusikat, tähendab, 2 teelusikat, seda lahustuvat kohvi. Siis ma panen siia 2 teelusikat suhkurt, mida ma muidu ei pane üldse oma kohvi sisse. Seega ma juba kujutan ette, et see tuleb selline Ameerika stiilis super hüper magus kohv. Kui see üldse välja tuleb, kõige viimaseks ma panen siia 2 teelusikat keedetud või lihtsalt kuumat. See kemüüse näeb praegu välja selline ja ma ei tea, vaatan, kas ta läheb vahtu. Võib-olla on vaja vedelikku lisada, aga ühesõnaga hakkame vahustama. Ma vahustasin seda mingi 4-5 minutit äkki ja ta nagu muutus küll sükseks tugevaks, päris nagu sükseks vahuks ei läinud nagu see videos, aga mulle tundub, et see kogus oli ka võib-olla liiga väike, et saaks süke suur fluffy vaht tekkida, aga ta nagu muutis küll oma konsistentsi värvi, sest alguses ta oli nagu ikkagi süke pruun nagu kohvine on ju. Ja seal originaalretseptis siis näeb ette, et see on jääkohv, mis mulle tegelikult ei maitse, aga proovime siis. Nii, ma panen siia sisse siis jääd natuke. Ma ei tea, kas kui oleks süke kandiline klaas ei ole väga hea selleks miksriga vahustamiseks, sest et tal on nurgad on ju ja siis see mikser nagu ei pääsenud endasse nurkadesse. Nii see 4 jäätükki. Piima. Ilus. Täpselt nagu TikTokis. Nii. Võtan oma selle mikstri selle. Üritan neid segada vahel natuke äkki. Oh my god. This is not working out for me. Oodake. Segame. No ei ole nagu päris nii glamuurne nagu seal videos. Aga segame. Tegelikult enamus videotes on see, et nad ikkagi teevad selle segu valmis kuskil teises anumas ja siis tõstavad sinna piima sisse selle vahu nii-öelda on ju. Aga ma mõtlesin, et ma olen olnud kaval ja teen enda moodi. Ja vaadake siis, mis juhtus. Cheers. Päris hea. Ma olen üllatunud, suht kange, aga pole üldse vaja. Ma tahaks seda proovida kindlasti ka kuuma piimaga,
sest siis ta peaks eriti mõnusalt ära sulatama selle segu. Sükke hästi nagu kreemine, suvejook nagu. Kaus proovi. Nüüd järgmine asi, millega me jätkame, on selline asi nagu peegli väljakutse. See tähendab seda, et meil on kodus kõigil peeglid, eks ole. Ja TikTokis siis praegu trendib selline asi, et kui muidu me teeme kogu aeg toas peegliselfisid ja ütleme, et ma ei ole nagu peegliselfidega väga võõras, on ju. Ja trend on siis selline, et peegel viiakse õue, sa otsid siis mingi ägeda koha ja teed siis niimoodi loodustaustal nagu selfie endast ja see tundus mulle mega lahe idee, sest mulle täiega meeldivad õues tehtud pildid muidu. Nii et nüüd ma ootangi, et taevas natukene selgineks ja siis lähme otsime mingi ägeda koha. Ma arvan, ma võtan selle suure isikupeegli, sest et see on nagu ilma raamita ja saab võib-olla sükse mõnusama, puhtama pildi. Et vaatame, mis sellest siis välja tuleb. Tänk ka, et meil siin väga naabrid ei ole, sest et see, milline ma näen välja siin metsas seda peeglit kaelnas vedades on, kuidas öeldagi, kergelt segadust tekitav. Ma leidsin siukse suht okei koha ja siin isegi paistab päike vahepeal, nii et ma panin peegli siia praegu niimoodi maha. See on nagu räigelt raske. Seda on isi väga lõbus tassida. Aga veits creepy oli see, et ma proovisin juba pilte teha ka. Ja mul oli kogu aeg nagu mingi parakas, mis mul on muidu ka nagu, et kui ma vaatan peeglist, siis ma näen nagu kedagi peeglist enda taga. Ja kuna siin taga on ainult mets, nagu te näete, on ju, siis see parakas oli nagu päris hull. Aga proovime siis, et mingid lõbusaid pilte saada. Ma leidsin uue koha ja uue nurga, kus pildistada ja need pildid on minu meelest mega lahedad, mis siit tulevad. See on mu istumisalus, ehk siis mu üts. Ma arvan, et võib selle peegli selfie outdoor challenge'i õnnestunuks lugeda, sest see oli täiega fun ja ma sain täiega lahedat pilte. Seega taaskord soovitan proovida. Ma küll ei kujuta ette, kuidas seda näiteks kuskil linnatänaval saaks teha, sest mul oli juba siin metsa vahel nagu ülimälik seda üksinda teha. Aga igal juhul täiega fun oli. Ja nüüd ma pean selle peegliku tagasi vedama. Okei, sõbrad, aeg on asuda meie viimase TikToki häki kallale ja see on ausutades minu eest nii tobe, aga samas nii lahe. Ma mõtlen lihtsalt, et mida ma eluga teen. Aga see karantiini aeg panebki meid tegema lolluseid, nii et alustame siis sellega, et tegemist on lokkide häkiga, ehk siis sa saad endale teha, sa võtad oma pikad sokid on ju, ja siis sa keerad juuksed sokkide ümber ja siis sealt tulevad välja täiesti imelised lokid, nii et ma ei tea, kas sellel mingi tõepõhi on all või ei ole, aga me hakkame seda proovima ja seda saab teha mitut moodi. Ma olen näinud siis videoid, kui tüdrukud teevad seda nii fööniga ja mõned siis teevad seda nii-öelda, et nad hoiavad üle öö lihtsalt peas on ju neid sokke. Ja meie muidugi tahame teha kiiremat varianti, seega me teeme seda fööniga. Ja et mitte nagu liialt aega raisata selle peale, mis ma ei hakka kohe tegema tervet pead, vaid me võtame ühe sektsiooni. Ma oleks juuksid muidu jaganud nagu 4 sektsiooni on ju, üle pea. Aga kuna mul on 2 hästi pikka sokki, need on ka mingid pipisokid, siis me alustamegi, ma ei tea, 1 või 2 sektsiooniga. Ja esimese asjana ma teen seda, et ma kergelt niisutan juuksed ära. Võtan lihtsalt kätega vett. Tegin juuksed selliseks, noh, hästi niiskeks on ju. Nii, järgmise asjana, mis me teeme, on see, et ma panen need juuksedest ära. Ma võtan selle pika soki, eks ole, ja ma seon ta siia üles kinni. Tõesti saab teha ainult siis, kui sul on nagu liigselt aega üle on ju. Mida mul hetkel õnneks ongi minutit. Nii, sidusin, oi, peab vist uuesti siduda. Seda ei ole üldse nii lihtne sinna siduda. Okei, proovime.
nii. Järgmise asjana ma üritan siis teha seda, et ma lihtsalt keerutan selle salgu hästi tihedalt siia sokki ümber, onju. Ma panen siis patsikummiga oma juuksed siia külge kinni ja hakkan föönitama seda niisket salku. See salk kuivas nagu kahtlaselt kiiresti ära, nii et mul ei ole väga palju praegu usku, et see asi nii kiiresti saab toimida, aga vaatame kähku järgi, mis meie sokipatsist sai. Oh my gosh. Toimis! Mida, Elli? Oh my god. See võttis reaalselt aega mingi 1,5 minutit, kui ma föönitasin seda. Mida värki? Ma teen ka ülejäänud juuksed ära. Nende lokkidega on kindlasti see, et mida rohkem sa viitsid ise vaeva näha ja korralikult neid siis rullida, onju. Mida väiksemaid salka sa võtad ilmselt, seda süke mõnusam ja tihedam see lokka jääb, aga suht selline armas tulemus. Ma viimased tegin pigem kiiruga, need on veel natuke niisked. Ei kujuta ette, kaua need üldse peas püsivad, aga see toimis. Nii et kui sul reaalselt ei ole selle lockdowni ajal kodus midagi teha, siis ma loodan, et sa siit videost leidsid endale piisavalt uusi tegevusi, mida sa ei ole varem katsetanud. Minul oli täiega lõbus neid kõiki katsetada ja kui te olete näinud veel TikTokis peale tantsude, mingid lahedaid trende või häkke, mida katsetada, siis kirjutage mulle siia alla kommentaaridesse. Ma loodan, et teile see video meeldis ja ega siis muud midagi, kui näeme aga varsti jälle järgmises videos. Tšau! Just know